Ja tere tulemast kõigile veebiseminarile teemal tuge vajavad õpilased gümnaasiumis ja kutseõppeasutuses. Minu nimi on Sandra Fomutskin, ma olen Haridus- ja Teadusministeeriumi kaasava hariduse nõunik ja ma räägin alustuseks sellest, miks me täna kokku oleme tulnud ja mis meil järgneva pooleteise tunni jooksul kavas on. Tänase seminari teemapüstitus on tõstatunud peamiselt siis õppimiskohustuse reformist ja sellest, et üheks korduma kippuvaks küsimuseks meie senistelt õppimiskohustuse teemalistelt kohtumistelt nii gümnaasiumide kui ka kutsekoolide juhtkondade, aga ka kohalike omavalitsuste ja õpetajate esindajatega on hästi lihtsustatult öeldes olnud see, et kui me nüüd enam ei saa alla 18-aastasi õpilasi edasijõudmatuse pärast välja arvata koolist, siis mis me nendega teeme? Ja tänasel seminaril sellest räägimegi, et millised võimalused gümnaasiumidel ja kutsekoolidel põhikooli järgses õppes õpilaste toetamiseks on, selleks, et kõik püsiksid edukalt õppes ja kedagi ei jäetaks maha. Ehk siis me ei räägi täna üksnes haridusliku erivajadusega õpilastest, kuigi nende hulgas, kes oma õpingute jooksul rohkemal või vähemal määral tuge vajavad, on kahtlemata ka erivajadusega õppijaid. Aga meie tänane fookus on laiem, ehk et me püüame anda ülevaate, millised võimalused koolidel õpilaste õppes püsimise toetamiseks on. Ja selleks on meil siis täna kavas 5 lühikest ettekannet. Esimesena annan mina lühikese ülevaate sellest, mida senised andmed meile õpilaste toevajaduse ja nende toetamise kohta põhikooli järgses õppes räägivad ja tuletan meelde, millised võimalused ja kohustused on siis seoses õpilaste toetamisega meil õigusaktides kirjas. Ja seejärel selleks, et mitte jääda üksnes teoreetiliseks ja anda teile ka praktilisi näiteid, on meil kavas 2 ettekannet koolidelt. Kõigepealt Tallinna Pelgulinna riigigümnaasiumi tugiteenuste juht Katriin Kütt-Oad räägib sellest, kuidas nende koolis gümnasiste toetatakse ja seejärel siis Tartu Rakendusliku kolledži tugikeskuse juht Helen Johanson annab ülevaate õpilaste toetamisest VOKOs. Ja seejärel siis, kuna meie tänane seminar, nagu juba öeldud, on tõukunud paljudest küsimustest, mis on meieni jõudnud seoses õppimiskohustuse reformiga, siis sellistest korduma kippuma küsimuste vastustest räägibki meile Haridus- ja Teadusministeeriumi üldhariduspoliitika osakonna õppekava valdkonna juht Marietta Venno. Ja lõpetuseks üks samuti küllaltki palju küsimusi tekitanud teema ettevalmistav õpe, millest annab ülevaate ministeeriumi kutsehariduse valdkonna juht Marili Lehtmets, et mis ettevalmistav õpe on, kellele mõeldud, kuidas see aitab õpilasi toetada. Korralduslikud teadaanned ka paar tükki, et ettekannete ajal ja järel küsimuste küsimiseks me palume teil kirjutada need vestlusaknasse. Et ajas püsimise huvides me sellest suulisi küsimusi ja arutelu ei plaani. Kui meil jääb ettekannete järel aega vastata teie küsimustele suuliselt, siis me seda kindlasti teeme, aga igal juhul kõik teie vestlusaklasse kirjutatud küsimused saavad vastused kas siis täna kohe siin või seminari järgselt kirjalikult. Nii et selline on täna meie kava. Nagu te juba aru saite, siis me ei keskendu täna põhikooli lõpetamise ja põhikooli järgsesse õppesse sisseastumise teemadele, mis samuti on väga kuumad teemad, aga nende kohta meil on siis kavas eraldi veebiseminar, et selle kohta jälgige infot ja olete väga oodatud osalema ka seal. Et täna siis fookus sellel, et kui õpilane on juba jõudnud meile gümnaasiumisse või kutsekooli ja satub raskustesse, siis kuidas teda aidata. Ja nüüd ilma pikema jututa selle juurde lähengi. Ja ma alustan kõigepealt sellest, et kui me räägime täna tuge vajavatest õpilastest, siis kellest me õigupoolest räägime? Ühelt poolt kuuluvad nende hulka need noored, keda koolid ka juba seni on toetanud ja toetamas, et nad õppes püsiksid, sealhulgas siis need õpilased, kellel on püsiv hariduslik erivajadus, kui ka need, kelle õppimist takistavad kas mingid vaimse tervise või sotsiaalse toimetuleku mured, mis teadupoolest on ju ka tõusutrendis. Aga me räägime siin ka nende noorte toetamisest, kes seni piisavalt tuge ei ole saanud ja kelle olukorra parandamisele see õppimiskohustuse reformi teravik ongi suunatud. Ehk need on noored, kes seni pärast põhikooli edasi ei õppinud, kelle suurusjärk on siis siin umbes selline 800 õpilast aastas, aga kellel nüüd on kohustus oma õpinguid jätkata.
Ja samuti räägime siinkohal noortest, kes erinevatel põhjustel seni on gümnaasiumist ja kutseõppest välja langenud, aga kes nüüd samuti peavad vähemalt 18. eluaastani õppes püsima ja keda ei saa enam kool ühepoolselt edasijõudmatuse tõttu välja arvata. Ja miks me sellest räägime? Võib-olla kuulsite sel nädalal uudist, et Eesti rahvaarv eelmisel aastal kahanes 7000 inimese võrra, lapsi sündis ligikaudu ainult 9000. Et sellise kahaneva rahvastiku tingimustes on ülioluline, et mitte ainult nende laste ja noorte endi, vaid meie kõigi jaoks, et iga inimene, kes Eestis on, saaks ühiskonnas ja tööturul maksimaalselt panustada ja selle jaoks oma võimed ja oskused välja arendada, et meil lihtsalt ei ole muud võimalust, kui teha kõik selleks, et iga meie noor püsiks õppes ega jääks madala haridustasemega, millest ei piisa tänapäeva ühiskonnas ja tööturul toime tulemiseks, et me peame võimaluse leidma neid aidata. Isegi siis, kui see on vahel võib-olla väga raske. Ja kui nüüd vaadata veel täpsemalt sisse, kui palju meil täna enne selle õppimiskohustuse reformi täiemahulist rakendamist on gümnaasiumis ja kutsekoolis tuge vajavaid õppijaid, siis neile andmetele peale vaadates saab teha kaks sellist suuremat üldist järeldust. Esiteks, suurem osa tuge vajavatest õppijatest jätkab meil pärast põhikooli kutsehariduses ja ma rõhutan, et siin sellel slaidil on toodud välja ainult kutsekeskharidus, mitte madalama taseme õppekavad, kus ju samuti paljud tuge vajavad õppijad jätkavad. Ja teine järeldus, mis siit ka on hästi näha, et tuge vajavate õpilaste hulk on meil tõusutrendis ja see on nii mitte ainult Eestis, vaid selline igal pool maailmas, eriti siis läänemaailmas. Ja samas, kui me siia kõrvale vaatame põhikoolide andmeid, kus mingit liiki tuge ehk kas siis üldist tuge, tõhustatud tuge või erituge saab kokku keskmiselt enam kui iga 4. õpilane, siis võiks öelda, et kasvuruumi meil veel on ja kindlasti me järgmistel aastatel seoses pikema õppimiskohustusega seda kasvuga nägema hakkame. Nii, aga liikudes siis edasi selle juurde, et mida nende tuge vajavate õpilaste toetamiseks teha saab, siis ajaloolistel põhjustel on meil gümnaasiumide ja kutseõppeasutuste õppekorraldust reguleerivad õigusaktid nendes küsimustes mõnevõrra erinevad. Aga ma siiski alustan sellest, et mis on see, mis on ühesugune, mis kehtib ühtmoodi kõikide koolide puhul sõltumata haridusliigist. Esiteks, nii gümnaasium kui ka kutseõppeasutus peavad lähtuma kaasava hariduse põhimõtetest ja tagama tulenevalt õpilase individuaalsest vajadusest talle võimetekohase õppe ja vajaliku toe. Ja see tähendab ühtlasi seda, et tuge vajavad õpilased on oodatud õppima nii kutsekooli kui ka gümnaasiumisse, et kuigi meie tänane statistika näitab, et rohkem jõuab neid kutsekooli, siis ei pea see sugugi nii olema. Ja muidugi tähendab kaasava hariduse põhimõte seda, et õppe kohandamine ja toe tagamine on osa tavapärasest õppekorraldusest, see ei ole midagi erandlikku. Võimetekohase õppe tagamiseks võib kool kohandada või muuta õpilase õppeaega, õppesisu, õppekorraldust, õppekeskkonda ja iga kohandus, mida õpetajad igapäevase tavapärase õppetöö läbiviimisel teevad, ei vaja õppekavas fikseerimist, sest diferentseerimine on ju tavaline igapäevase õppetöö osa. Aga juhul, kui õpilase õppekoormus või õppekorraldus kohanduste tulemusena oluliselt muutub, siis tuleb koostada õpilasele individuaalne õppekava ja selleks on võimalus olemas siis nii gümnaasiumis kui ka kutsekoolis. Ja tugiteenuste osas ka on pilt üsna sarnane, et igas koolis peavad õpilasele vajadusel olema tagatud psühholoogi, sotsiaalpedagoogi, eripedagoogi teenus. Kehtiv PGS nõuab gümnaasiumis ka logopeedi teenuse tagamist, aga neid õpilasi, kes gümnaasiumis logopeedi vajavad, on siiski väga vähe. Nüüd teiseks, varajane märkamine ja paindlikkus. Hästi lihtsustatult tähendab seda, et väiksed kohandused õigel ajal ennetavad suuremaid probleeme. Et me ei pea toe pakkumiseks ootama arstitõendit või seda, et õpilasel kuhjuvad negatiivsed hinded, vaid sekkuda tuleb kohe, kui ilmnevad esimesed märgid, et asjad hakkavad tasapisi allamäge liikuma.
Ja kuna üheks väga tugevaks indikaatoriks sellele, et õpilasel on mure ja ta vajab tuge, on just puudumised koolist, et siis nüüd ongi kehtestatud ka see selge kohustus puudumisi seirata ja neile reageerida. Ja seda täpsemalt reguleerib põhikooli gümnaasiumiseaduses paragrahv 36, mille ma slaidil tegin paksus kirjas just selle tõttu, et see kehtib ka kutsekoolile. Et kutseõppeasutuse seaduses on viidatud sellele sättele, nii et see, mida kool peab ette võtma, kui õpilasel tekivad puudumise tõttu võlgnevused, see on ühesugune nii gümnaasiumis kui kutseõppes. Et mida see säte lihtsustatult ütleb, on see, et tuleb hinnata seni osutatud toe piisavust, tuleb vajadusel teha individuaalne õppekava või kui see on olemas, siis tuleb muuta seda, tuleb pakkuda õpilasele karjäärinõustamist ja karjääriinfot, tuleb temaga vestelda tema edasisest õppest ja arengust, et kõik sellised tavapärased asjad ja kui kool on juba omalt poolt absoluutselt kõik võimalikku teinud või kui kool ei saa mitte kuidagi õpilase ega tema vanemaga kontakti, et siis tuleb pöörduda kohaliku omavalitsuse poole, kes juba järgmiste meetmete rakendamise eest vastutab. Et see on ka siis üks selline norm, mis on ühesugune nii gümnaasiumis kui kutsekoolis. Ja kolmandaks võrgustikutöö märksõna, see tähistab siin seda, et õpilase toetamisel ei tohiks ükski õpetaja ega tugispetsialist jääda üksi, vaid õpilase toetamine on meeskonnatöö, mille eest vastutavad mitmed osapooled nii koolis kui ka kooliväliselt, sest nagu te hästi teate, sageli need õpilaste murede põhjused võivad jääda koolist väljapoole ja sel juhul on väga oluline, et sõltuvalt lapse toevajadusest oleks kaasatud kas kohalik omavalitsus või mõni muu kooliväline osapool, kes saab koolile õpilase toetamisel abiks olla või selle juhtumi korralduse siis üle võtta. Aga samal ajal on ikkagi hästi oluline, et isegi kui see noore murede põhjus jääb koolist väljapoole, no näiteks tegemist võib olla lastekaitse sekkumist vajava juhtumiga, siis kool ikkagi peab tagama sellele õpilasele just õppimisega seotud toe, et vajadusel tema õpet ka kohandada. Näiteks vähendada õpilase õppekoormust seni, kui see väljaspool kooli asuv probleem on lahendatud ja õpilane on jälle võimeline õppimisele keskenduma. Või siis näiteks võib ju võimaldada õpilasel suuremas mahus iseseisvalt õppida ja vähem kontaktõppes osaleda juhul, kui see on just see, mis teda toetab ja on talle jõukohane, et need otsused peavad alati lähtuma sellest õpilase vajadusest olukorrast. Ja võrgustiku juures ma mainin selle ka ära, et koolipidajal on siin ka oma roll. Koolipidaja peab looma võimalused selleks, et kool saaks õpilast toetada. Et üks sagedane mõte, mida mina kaasava hariduse valdkonnas koolidelt ja õpetajatelt sageli kuulen, on, et me tahaks küll kõiki õpilasi toetada, aga meil pole selleks piisavalt ressursse. Ja see on päris mure. Aga vajalike ressursside tagamine, näiteks, et oleks võimalik tugispetsialiste palgata, on koolipidaja vastutus ja selle murega tuleks pöörduda koolipidaja poole. Et tuge vajavad õpilased kutsehariduses ja ka tõhustatud eritööõpilased üldhariduses on rahastatud kõrgemas määras kui õppija, kes tugimeetmeid ei vaja, et sellepärast ikkagi koolipidaja vastutus ka on siin hästi tähtis. Nii, see oli siis selline ülevaade, et mis on ühesugune. Korraks ka sellest, et mis on siis erinevused. Erisusi tegelikult on päris palju, aga enamus neist puudutavad sellist terminoloogiat ja dokumenteerimist, et ma siinkohal tooks välja ainult 3 olulist sisulist erinevust, mis puudutavad just praktilisi võimalusi õpilaste toetamisel. Ja esiteks on siin siis Rajaleidja roll. Et üsna levinud arvamus, mida mina olen kuulnud, on see, et Rajaleidja kutseharidusega üldse ei tegele. See nüüd päris tõele ei vasta, sest õpilane ja tema pere võivad pöörduda nõustamisele sõltumata sellest, millises koolis õpilane käib. Samuti kui kutsekoolil on küsimus näiteks mõne spetsiifilisema erivajadusega õpilase toetamise kohta või kui soovitakse näiteks kiusuennetusalast nõu saada või kui on vaja abi mõne kriisiolukorra lahendamisel, näiteks kui on koolis juhtunud mõni suitsiidijuhtum, et siis kõikide nende küsimustega ka kool võib julgelt Rajaleidja poole pöörduda, sealhulgas kutsekool. Küll aga
Rajaleidja kooliväline nõustamismeeskond tõesti ei väljasta soovitusi õppe korraldamiseks kutsekoolidele. Ehk siis õiguslikult siduva jõuga haldusakte annab Rajaleidja tõesti üksnes gümnaasiumi õpilaste õppe korraldamiseks, kui me räägime siin põhikoolijärgsest õppijast. Ja Rajaleidja võib siis soovitada gümnaasiumi õpilasele rakendada tõhustatud või erituge või ka tervislikel põhjustel koduõpet või ka vähendada ja asendada riiklikus õppekavas ette nähtud õpitulemusi, mis ongi siin siis ka järgmine oluline erinevus, et haridusliku erivajadusega gümnaasiumiõpilaste puhul on võimalik Rajaleidja soovitusel õpitulemusi vähendada või asendada või vabastada õpilane kohustusliku õppeaine õppimisest. Kutseõppe regulatsioonid sellist võimalust ette ei näe ja kõiki muid kohandusi saab teha, aga õpitulemusi muuta ei saa kutseõppe õppekavade puhul. Aga mida ma siin tahan rõhutada on see, et ka gümnaasiumis täna on see siiski väga erandlik meede, mida näiteks siis käesoleval õppeaastal on meil ainult 15 õpilast üle kogu Eesti, kelle puhul seda on rakendatud. See on 0,05% kõigist gümnasistidest, et see ei ole tavapärane meede ja selle aluseks, kui Rajaleidja selle otsuse teeb, üldjuhul ikkagi on psühhiaatri poolt tuvastatud, kas düskalkuulia või düsleksia, düsgraafia diagnoos, et see ei ole selline kindlasti mitte nagu esimene samm, mida õppe kohandamiseks ette võetakse. Aga võimalus on. Ja kolmas, mis on erinev, on akadeemilise puhkuse võimalus, et kutseõppes on õppijal võimalik saada tervislikel põhjustel või ka näiteks lapse hooldamiseks akadeemilist puhkust ja gümnaasiumis sellist võimalust ei ole. Kui nüüd õpilase tervislik seisund või on mõni muu oluline põhjus, mis takistab tal gümnaasiumiõppes osaleda, siis enim levinud võimalus, mida õpilase toetamiseks saab kasutada, on jällegi individuaalse õppekavaga tema õppekoormust vähendada. Vajadusel võib õppekoormuse viia mingiks perioodiks ka nulli, et lepitakse individuaalses õppekavas kokku periood, mil õpilane ei õpi, vaid keskendubki enda ravimisele või muu sellisele, mis probleem tal on väljaspool kooli näiteks, et mida ta peab lahendama. Ja kuna siis samal ajal õpitulemused tuleb ikkagi kõik saavutada, see on üsna loomulik, et õppekoormuse ajutise vähendamisega kaasneb ka õppeaja pikenemine. Ja kui just veel õppeaja pikendamisest rääkida, et siis on veel üks erinevus, et kutsehariduses saab õppeaega pikendada kuni 1 õppeaasta võrra ja PGS sellist piirangut ei sea. Et gümnaasiumis on võimalus veelgi enam pikendada, et see kõik sõltub õpilase vajadustest, mida ta vajab, kui kaua temal on vaja aega selleks, et kõik õpitulemused omandada. Nii et see on ka üks selline väike erinevus. Nüüd aeg tiksub armutult ja lühiülevaatesse rohkem ei mahu. Aga ma lõpetuseks tahan omalt poolt öelda seda, et üks üsna selline sagedane kriitika või mure, mida me ministeeriumis õppimiskohustuse reformiga seoses oleme kuulnud, on hirm, et see kuidagi kahjustab keskhariduse kvaliteeti. Eriti just gümnaasiumide poolt on seda muret olnud kuulda. Ja minu meelest on just vastupidi, et kvaliteetne haridus ei tähenda ju üksnes kõrgeid õpitulemusi, vaid ka õppijate heaolu õppeprotsessis ja seda, et mitte kedagi ei jäeta maha. Iga õpilase potentsiaal peab saama maksimaalselt välja arendatud vastavalt tema individuaalsetele võimetele ja vajadustele. Ja just vajadustele, et siin ka tahan rõhutada, et tugi peab lähtuma õpilase vajadustest, mitte tema või tema vanemate soovidest. Et kui tuge on vaja, siis tuleb pakkuda, kui kohandusi on vaja, siis tuleb pakkuda, aga jah, et see ei ole mitte soovide, vaid vajadustest lähtuv tugi. Ja siin on siis mul toodud ka mõned viited juhendmaterjalidele, et Rajaleidja kodulehelt leiab mitmeid juhendeid õpilaste õppe kohandamiseks, mis on asjakohased ka gümnaasiumis. Ja kutsehariduse osas on meil veel just eelmisel aastal siin tulnud välja ka eraldi juhendmaterjal just õppija toevajaduse märkamiseks ja õppija toetamiseks, mis on õpetajatele suunatud, ka neile õpetajatele, kellel võib-olla ei ole
eelnevat ettevalmistust üldse tuge vajava õppija toetamiseks, nii et neid soovitan edasi ise uurida ja võtangi omalt poolt siin teema kokku ja saan anda edasi sõna, et saaks liikuda teoreetiliselt ja õiguslikult ülevaatelt juba siis oluliselt praktilisemate näideteni ehk et edasi saaksid koolid siis rääkida nüüd sellest, kuidas nemad praktikas oma õppijaid on toetanud. Nii et annan sõna Katriinile edasi. Tere ka minu poolt. Ja mul on selles mõttes hästi tore ja hea meel esindada oma kooli. Ma kohe jagan oma väikest pildiprogrammi ka, et meie kool on nüüd tegutsemas alles 3. aastat, nii et nii nagu siin see mõte on olnudki, et võib-olla me ei saa veel päris kõiki nii-öelda võite kokku lugeda selles mõttes, et kuidas praegu meie toetamine on läinud, sest et sellel aastal veel selgub päris palju. Aga ma saan kirjeldada natukene, millises raamistikus me töötame, kust me tuleme ja mis meil siis praegu käimas on. Ja ma arvan, et selleks, et mõista üldse, mida me saame praegu teha ja miks me niimoodi saame teha, on seotud sellega, et kui siin kooli hakati looma, siis tegelikult see kooli ettevalmistav aeg oli väga küps, väga toredad inimesed said sinna panustada ja meil tegelikult see tugi ei ole ainult mõeldud selliselt, et ta oleks nii-öelda tugitiimi kanda. Et me ise nimetame oma majas meid tugitaladeks, aga see tähendab seda, et tegelikult päris palju on juba nagu terve selle kooli toimimise peale mõeldud hästi palju sihukesele ennetusele. Ja mingeid asju, mida muidu võib-olla teeb kuskil ka rohkem äkki mõni tugitöötaja, siis meil on mentorluse programm, milles on siis näiteks puudumiste seire hästi tugevalt sisse kirjutatud. Ehk siis mentorid vaatavad oma õpilasi väga tihedalt, uurivad neid, kuidas neil läheb, loovad suhteid ja siis on lootus, et tegelikult juba ennetava meetmena me suudame nagu enne, kui asjad lähevad päris hapuks, mõned asjad kätte saada. Siis on meil tegelikult õpilaste toetamiseks mõeldud ka siuksed kursused, et niisugune ennastjuhtiv õppija, mis on siis meie PERG eripära ja ka tegelikult, kui õpilane tuleb meie koolis, meil on lähtetestid, kus ABC kursustega proovitakse siis pakkuda neile, kes tulevad teistest koolidest ja on jäänud ainealaselt kuskil maha, et tegelikult nad nagu tasanduksid ära. Ja nii mõnedki ained on meil lõimitud ka, mis tähendab seda, et niisugust nii-öelda niisugust terviklikku kogemist, läbitöötamist, tegemist, ka grupitöid, et selles mõttes seal, kui mõnel on väljakutseks, siis päris paljudel on ka seda hästi toetavalt. Nii et see tähendab seda, et kuidas nagu koolis edeneda, siis juba peaks olema päris palju asju, mis juba enne, kui sa üldse nagu tugitöötajaga kokku saad, on niimoodi, et peaks olema selle õpilasele nagu niimoodi toeks ja talle nagu kaasa rääkima, et näed, et tegelikult sul võiks hästi minna. Ja nüüd juhul, kui mis iganes põhjusel, olgu see siis ainealaselt või siis on niimoodi, et tegelikult ongi mingi erivajadus, siis on eks olemas tugitalad ka. Ja meil on päris suur tiim, et praegusel hetkel seotud sellega, et kui palju meil on õpilasi ja kui palju on meil ka esimestel aastatel tulnud toevajajaid, siis meie tiim koosneb praegu 6 inimesest. Meil on 3 õpilasnõustajat, meil on 2 koolipsühholoogi ja meil on karjäärinõustaja, kes annab ka karjääriõpetust. Ja siis põhimõtteliselt nagu siukse heaolu teemaga tegelikult meil ka meie ennastjuhtiva õppija õpetaja, kes siis ka tegelikult justkui nagu mingisuguses enesejuhtimises, kõikide sihukeste õpioskustega, et me tegelikult nagu käime läbi ja teeme koostööd. Ja ma arvan, et täiesti aus on öelda ka seda, et päris palju on selle kooli loomises olnud ka seda, et meie aineõpetajad ise, ehkki me nüüd näeme, kus me oleme 1000-pealine, et siis aeg-ajalt see võib olla nagu natukene väljakutseks ka, aga muidu aineõpetajad on ka olnud nii-öelda lahenduste kesksed, mis tähendab seda, et tegelikult kui on ikkagi olnud meil õpilasi, kes vajavad erituge või tähendab, jah, kes vajavad eraldi toetamist, et siis tegelikult me alati on leidnud neid vahendeid. Ja muidugi nii nagu ikka, kogu see kogukond, ruum, sündmused, inimesed, et see ka niisuguse toemeetmena on seal juures. Aga siis, kui ma astun nagu natukene sammu edasi, siis siin on korraks nagu näha, et kuidas see pilt ka on. Ja kui enne siin sai räägitud ka, et tegelikult võiks olla ka logopeed ja tegelikult ka eripedagoog, siis meil tegelikult gümnaasiumis on niimoodi, et ehkki meil töötab eripedagoog, siis ta teeb seda eripedagoogi tööd
väikses mahus ja tema toetab pigem aineõpetajaid sellega, et nad tegelikult oskaksid klassis toimetada siis nende õpilastega, kes vajavad tuge. Ja muidu õpilasele kõige lähemal on tema mentor või siis ongi need tugitalad, olenevalt sellest, kuidas õpilane tegelikult ka ise valib. Et kas siis teda mentor suunab tugiteenustesse või siis on niimoodi, et tegelikult õpilane võib ka ise tulla. Või siis on tegelikult meil täiesti hea tava ka seda, et kui näiteks õpilasnõustajad seiravad ka puudumisi või hindeid, et siis nad võivad ka tegelikult täitsa niimoodi mentori käest küsida, et kuidas teil lood on või siis kutsuda ise. Et tegelikult need lood ja need põhjused, et miks mingisugune raskus on tulnud, et nad hakkaksid kuidagi niimoodi esile kerkima sellisel viisil, et lahendused tuleksid kiiremini, mitte et hiljem. Ja kui siis vaadata praegu meie sellist õpilaskonda, siis tegelikult ongi niimoodi, et meil peamiselt, keda me toetame, tegelikult nagu üldtoeõpilased. Et muidugi gümnaasiumi kohta võib-olla ongi, et meil on 2 eritoeõpilast ja siis on mõned tõhustatud toeõpilased ja sellega seoses ka siis vähendamisi erinevates ainetes. Sellel aastal ka esimesed vähendatud õppetulemusega õpilased teevad ka eksameid, et selles mõttes meil on nagu väga põnev aasta siin ees, et me õpime hästi palju. Aga jah, suures osas on hästi palju neid õpilasi, kes tegelikult ongi erinevatel põhjustel ja suures osas on ikkagi nagu see nii-öelda tervise teemad, et kas siis vaimne või füüsiline tervis, see, mis tekitab neid olukordi, et peab saama üldtuge ja on ka muidugi perekondlikke situatsioone. Ja mida me siis tegelikult teeme? Et nüüd tuleb kõige igavam slaid, sellepärast et eks see kooli riistvara nagu umbes midagi sellist ongi, aga et ongi, et teed õpiplaane, teed hästi palju õpiplaane, planeerid tegelikult õppetegevust. Ja ehkki meil on nagu terve õppeaine selle jaoks, et nagu oma aja planeerimist, oma õpitegevust planeerida, siis väga paljud õpilased, kellel näiteks on ATH, siis nendel on ikkagi vaja nagu seda struktuuri kuidagi teistmoodi püsti panna, et lihtsalt tunnis käimisest ei aita. Eelnev koolielu ka võib-olla on olnud selline, et tegelikult pole oskused välja kujunenud. Ja siis vahest on niimoodi, et see on niisugune üsna lühikene protsess ja teinekord võib see õpiplaani tegemine ise. Ehk siis see tähendab, et oma õppimise tegevuste planeerimine, ilma et üldse IOK-d oleks veel vaja, võib olla täiesti selline, et sul on tervet pere vaja laua taha. Ehk siis ongi niimoodi, et sa võib-olla mitmel kohtumisel arutadki läbi selliseid asju, et aga millised on siis ikkagi need asjad, et kas te panete seina peale need asjad, kas te joonistate välja, kas te panete neid külmiku peale, kas on niimoodi, et kui ongi mingid ravimite võtmised, et siis on kapi ukse peal, et kus sa et iga päev nagu näeksid ja need tegevused saaksid tehtud. Ja siis teistpidi ongi nagu see kokkulepete kontrollimine sellisel juhul, kui need on nagu kirja saanud ja tegemisel. Ja õpiplaanide puhul ongi nagu selles mõttes ka nagu selline, et kui juba õpilane on jäänud nii-öelda meile silma ja on näha, et ta tegelikult vajab seda sorti tuge, siis õpiplaan selles mõttes nagu hästi hea indikaator. Et kui sa juba teed õpiplaani, aga õpiplaaniga asjad ei lähe, siis tähendab, et nagu kuskil on ikkagi võib-olla veel mingisugune asi, mis kas pole tulnud meil päris nii-öelda ilmsiks või on siis niimoodi, et ikkagi see toevajadus on suurem, kui esialgu võib-olla hinnatud. Ja siis tihtipeale ongi niimoodi, et kui need õpiplaanid ei hakka kohe ise nagu hästi minema, siis üsna selgelt on näha, et tegelikult hakkavadki need individuaalse õppekava vajadused siis sealt kuidagi nagu välja kooruma. Ja meil on nüüd oma lühikese kooliaja jooksul olnud siis võimalus tegelikult teha päris mitmeid erinevaid individuaalseid õppekavasid. Ja samas justkui nad on kõik ka mingis mõttes olnud ju siis sarnasemad, et õppeaeg on tegelikult pikenenud. On osad õpilased, kellel on niimoodi, et tegelikult see suvi on võib-olla andnud nagu piisavalt hästi, et tegelikult õppeaasta lõpuks, enne kui hakkab see 1. september pihta, ei olegi tegelikult vaja mingeid nagu kohandusi, muutusi ja tegelikult see, et on saanud augustis veel mingi viimase asja korda ja kõik muud asjad ka kuidagi nagu järje peale, siis tegelikult ta läheb selles tuttavas kollektiivis edasi. Aga siis on jah, meil olnud praegu selliseid olukordi, kus õpilased ongi siis mõned on teinud osakoormusega õpet, ehk siis me oleme teinud selliselt, et oleme leppinud kokku, et osad ained tulevad selles ühes aastas ja järgmises aastas siis need teised ained. Me oleme proovinud praegusel hetkel suunata selliselt, et juhul kui õpilasel on andekus näiteks keeltes ja ta tegelikult ise tahab, et ma teen kõige lihtsamad asjad ära
et siis tegelikult järgmisel aastal ka keeleõpe ikkagi toimiks, et kas siis läheb aste kõrgemaks, kui meil on võimalik, sest et mõndades keelegruppides on meil olnud võimalik teha sellist asja, et siis ta nagu päris oma selle klassiga võib-olla ei õpi seda keelt edasi, aga ta õpib teises keelegrupis nagu, kus antakse natukene kõrgemat taset, sest et ta juba kui ta kordama läheb, eks ole, seda aastat, et siis samas see keeleoskus ja see keeleharjumus nagu tegelikult ei nagu ei läheks rohuste. Ja samas on ka olnud nagu keerukas küsimus just see, et kuna kirjutamisoskus ja lugemisoskus on ka sellised asjad, et kui ma näiteks ühel aastal teen kõik eesti keeled ja kirjandused asjad ära ja siis järgmine aasta kujutan ette, et ma teen ainult matemaatikat ja reaalteadusi, siis ka, et mingis mõttes see lugemise nagu muskel peaks olema nagu pidevalt käimas, ehk siis see ongi nagu olnud natukene väljakutse koht ka, et kuidas hoida nagu seda ainete valikut selliselt, et ühel hetkel ei oleks selliselt, et tore oli küll nagu rohkem puhata, aga siis on niimoodi, et tegelikult enam ei tule nagu päris hästi sellel ajal välja, kui ma tegelikult tahan näiteks minna eksamit nagu tegema või midagi sellist, sest et ma ei ole pikka aega nagu harjutanud või mul on nagu paus sees. Ja siis on olnud ka selliseid olukordi, kus siis ongi täiesti nii-öelda justkui nagu siukselt õpilase justkui välistest põhjustest tulenevalt, et nagu force majeure, et tegelikult ongi vaja olnud peaaegu et aeg-ajalt teha nagu seda, et õpe on nullis. Ja need on meil tegelikult toiminud nagu kord nii, kord naa, et meil on olnud olukordi, kus tegelikult ühel hetkel pere ja õpilane on hinnanud ja see on ka nagu olnud seotud sellega, et praegu veel ei ole olnud see õpiiga kohustuslik, et siis on tegelikult hinnatud seda olukorda selliselt, et tegelikult nagu gümnaasiumis õppimist ei saa tegelikult jätkata, sest et ongi vaja nii palju rohkem seda nagu taastumise aega ja teistpidi on ka tekkinud üldse küsimus, et kuna see taastumise aeg on nii pikk ja võib-olla ka nagu sellisel viisil, nagu meie oleme koolis seda õpet nagu seadnud, meil on päris palju niisugust nagu koostöisust. Et siis võib-olla on ka tekkinud see üldse küsimus, et võib-olla nagu niisugune individuaalsem lähenemine kuskil ja tihtipeale on see mõeldud siis kas näiteks täiskasvanute e-gümnaasiumis või siis üldse täiskasvanute gümnaasiumis. Et äkki see on nagu lihtsalt nagu sobivam sellega, mis praegusel hetkel nagu sellel õpilasel on parim olnud. Aga siis need õpilased ka, kes on osakoormusega olnud, et vahest mõnel puhul meil pole olnud ka kõik edulood, et on olnud ka seda olukorda, et kui sa niimoodi osaliselt pead käima koolis ja osaliselt liikuma mingite asjadega edasi, siis mõnel õpilasel lihtsalt on väga keeruline niisugust motivatsiooni leida, et kui mul tegelikult on vähe tunde päevas, et siis tegelikult tulla ja ka nendest osa võtta, et see selles mõttes on olnud niisugune nagu riskikoht. Aga need õpilased, kes on sellega nagu toime tulnud, et nendel on selles mõttes läinud päris hästi ja mõned õpilased on ka siis leidnud mingeid nagu oma huvitegevusi, mida siis on saanud sinna nagu juurde liita. Ja meil endal nagu kohapeal muidu, kui me nagu ei tee päris niisugust IEK-d ja õpiplaanid siin siis lõpetuseks võib-olla, et siis lihtsalt meil on ka osaliselt olnud võimekust pakkuda näiteks peahea nõustamise moodulites tükke, sest et koolis päris niisugune peaasja nagu see peahea nagu tervikuna ikkagi nagu välja ei tule, sest et tunniplaanid ja kokkulepped ja mis iganes asjad on natukene pehmemad ja nagu rohkem voolavamad, aga seal on nagu olnud ka mingit niisugust esmast tuge vahetevahel selliselt päriselt et on andnud mõju, et kes on olnud suure ärevusega näiteks, siis võib-olla on saanud toime. Ja üks asi, mida me oleme proovinud saada kuidagi tööle, aga siin selles mõttes on see mingi niisugune tulevikutahe ja võib-olla see on ka nagu niisugune asi, kus ma ise räägin väga enda eest, aga ka nagu Räägime laste programm just nagu sinna gümnaasiumi algusesse, et Räägime lastest nagu proovib just seda vanemlikkust toetada ja ka peresid nagu kokku tuua. Ja meil on praegu olnud natukene huvi, aga siin ongi vaja leida viise, et kuidas me saame nagu koolitööle ja siis võib-olla saame ka nagu niisuguste programmidega juurde tulla, kus ongi nagu see, et see peredega koostöö oleks ka nende noorte jaoks, kes tegelikult on iseseisvumas ja kes vahest ongi niimoodi, et meil on olnud mõne õpilasega ka pikka vestlust, et üldse, et saada pere laua taha, et ta lubaks. Et see, et mul on need raskused, et ma üldse luban, et mu vanematega räägitakse, et siis see on olnud nagu omaette niisugune nagu teekond. Aga et ühesõnaga, et tegelikult, et noor, kes tegelikult iseseisvub ja tegelikult tahabki teha rohkem asju ise, et ta tegelikult võtaks vastu seda abi. Nii et selles mõttes on ta ja siis ka kõike seda võrgustikku, kes ta ümber on. Aga jah, meil on ka olnud häid kogemusi selles mõttes näiteks lastekaitsega, kus võib-olla on niimoodi, et me kõik nagu ei tule kokku, aga me oleme nii-öelda taustajõuna nagu mingeid asju juba nagu koondanud selliselt, et kui õpilasel peaks olema vaja, siis me kõik oleme nagu valmis. Nii et jah.
aga et aeg on läinud kiiresti, siis ma siin võib-olla tõmbangi joone alla. Aitäh! Aitäh, Katriin, ja siis kohe Helen siit saab kutsehariduse näitega üle võtta. Nii, nüüd te peaksite nägema ka, jah. Et tere ka ja minu poolt, et mina siis Helen Johanson tõesti Tartu rakenduslikust kolledžist. Siis natukene räägin, mida meie enda siis koolis teeme, et meie selline õppijate profiil on tõepoolest väga-väga kirju, et me oleme üks asi ka väga suur kool, et meil on selline umbes 3500 õppijat. Me asume 2 suures õppekorpuses ja meil on ka tohutu pikk nimekiri seal kusagil 80 ringis erinevaid õppekavasid tegelikult, nii et ja õppeid tuleb meil tõepoolest üle Eesti, et see siis tegelikult tõepoolest teeb selle õppijate profiili väga-väga nagu mitmekülgseks. Ja kindlasti võib-olla selline üks erinevus gümnaasiumiga on ka see, et meie õppijatega näiteks see vanuseline profiil on tõepoolest väga erinev, et meil siin maja peal üks asi on ka täiskasvanud õppijad, aga tõepoolest ka seal kutse keskhariduse gruppides tuleb õppijad, kes siis soovivad näiteks keskharidust omandada, aga koos siis erialaga. Ja meie jaoks on jah selline väga erineva profiiliga õppija olnudki selline nii-öelda normaalsus, et õppijad ongi erinevad ja päris paljud nendest tegelikult vajavad siis ka nagu erinevat tuge. Ja võib-olla, mis on siis tõesti nende, nii-öelda nagu meie ütleme, pisikeste või siis põhikooli baasil õppijate puhul meie jaoks siis äkki on sellised nagu suuremad võib-olla väljakutsed või murekohad. Ma arvan, et need kattuvad suuresti tegelikult kõikide koolidega üle Eestist, et tegelikult nad ju tulevadki meile siis erinevatest põhikoolidest, et kõige kindlasti suurem väljakutse meie jaoks on vaimse tervise erinevad probleemid, sest et nende võib-olla selline tuvastamine, õigeaegne sekkumine ja toetamine on võib-olla nagu kõige keerukam meie jaoks. Aga samuti tegelikult tõepoolest siis õppija selline võimekus näiteks õppekava kõik õpiväljundid saavutada, et kui Sandra alguses ütles, et meie ei saa õpitulemust vähendada, et kõik, mis sellel õppekaval, kuhu tema on sisse astunud, siis on ette nähtud omandada, siis selleni peab tema tõepoolest jõudma. Et ainus, mida me siis tõesti teha saame, et me saame õppe viia siis lihtsalt madalamale tasemele, et ta siis näiteks seda keskharidust ei omanda. Aga siis võib juhtuda mõnikord, et sellega me alati nagu muud moodi toetada ei saagi. Ja loomulikult siis õpimotivatsioon ja võib-olla oskused mõnede õppijate puhul, et võib-olla eriti tõepoolest selliseid häid õpioskuseid ja kindlasti see nutimaailm röövib väga palju noori, eks ole, enda rüppe ja see siis sellele õpetajale võistelda mõne huvitava arvutimängu või mobiilirakendusega aeg-ajalt on see ikkagi nagu omajagu väljakutse ja tegelikult eks see viib nende muude probleemideni ka tegelikult ikkagi. Samuti tegelikult see on jällegi uudistes üle Eesti meil selline kuum teema, et ebapiisav tegelikult keeleoskus on üks selline murekoht, millega me pistame parasjagu rinda, et kuidas siis toetada seda õppijat, kes tegelikult ikkagi nii heal tasemel, et hästi hakkama saada eestikeelses õppes, seda ei valda. Aga näiteks tegelikult on vaimselt väga nagu võimaks, et teda nagu võib-olla sellele madalamale tasemele tegelikult, et tal on nagu näiteks seal võib-olla sisu mõttes jälle nagu igav. Ja kuidas võib-olla ka tõesti siin on ka selline kultuuriteadlik toetamine teinekord tuleb meie jaoks ikkagi nagu mängu, et võib-olla ka muukeelse õppe jaoks on mingisugused tavad või lähenemised või see, kuidas nad on harjunud ennast nagu avama võib-olla meie jaoks või siis tegelikult on meil ka väga-väga erinevast rahvusest õppijaid. Ja mis on muidugi meie jaoks päris selline suur väljakutse, tegelikult on tõesti, et näiteks tehnilised erialad eeldavad tõepoolest päris heal nagu tasemel matemaatikaoskuseid. Et jällegi selline suurem probleem meil võib-olla siin mitte ainult Eesti riigis, vaid ju tegelikult ka laiemalt, et matemaatika on õppijatele raske aine.
ja selle mõistmine, aga meil on omajagu tegelikult palju siis erialasid, kus sellise tehniliste asjade mõistmiseks tuleb tegelikult ikkagi siis matemaatikas ja füüsikas olla kas keskmisest taiplikum või siis vähemasti sellisel heal tasemel. Ja võib-olla selline üks murekoht tõesti näiteks ka on kohanemine suure kooliga, et vahel meie jaoks tõesti ka näiteks uue linnaga, sest et Tartu on selline populaarne sihtkoht, ma olen tegelikult Tallinn samamoodi, aga et ka siin maakondadest ja ka tegelikult kaugemalt üle Eesti tahavad noored tulla siis Tartusse ja siis võib-olla mõnikord ka tõesti sellised suurlinna tuled võivad natukene nagu fookuseid laiemaks võib-olla lüüa, kui kool tahaks. Ja tegelikult võib-olla sellise tuge vajava õppijaga, kui tal on olnud põhikoolis võib-olla selline väga individuaalne lähenemine ja ta on saanud õppida oluliselt väiksemas grupis, võib-olla oluliselt väiksemas klassis, et siis tegelikult meie kool kõigepealt on tõepoolest väga suur sellisele ärevale õppijale või on see alguses ehmatus tegelikult võib-olla meie kooli koridori sattuda. Ja kahjuks ei saa meie tegelikult teha nii väikeseid gruppe, et selliseid üks-ühele õpet on meil päris nagu keeruline nagu pakkuda. Et siis jah, sellisest väga väikesest hoitud keskkonnast võib-olla sellise väga suure nagu iseseisvushüppe peab teinekord ka see tuge vajav õppija meie juures siis nagu tegema. Ja loomulikult, mis võib-olla, et kui gümnaasium keskendub ikkagi rohkem nagu üldainetele, siis meie jaoks õpetada siis võrdselt heal tasemel ilma midagi vähendamata nii üldaineid kui ka siis erialaaineid. Et nende samal ajal õppimine tegelikult on õppe jaoks nagu päris suur väljakutse. Ja samuti, kui meie puhul tähendab see ju tegelikult ka ettevõttesse veel praktikale minekut, et siis sellist vahelduvust on tema nagu koolipäevas väga palju. Ja siis loomulikult tegelikult seal taustal tõesti ka näiteks peredega majanduslik olukord ja toimetulek on tihtipeale sellised nagu väljakutsed. Vähem tulenevalt just sellest, et me oleme kutsekool, satub meile õppima tõesti võib-olla sellise füüsilise takistusega õppijaid, et lihtsalt võib-olla paljud erialad eeldavad seda, et sa pead mingeid raskeid asju tõstma või mingite masinatega töötama, et siis võivad seal mõned sellised takistused ikkagi ilmneda, et nad meie juurde võib-olla õppima ei tule. Nii, aga et mis me siis nende kõikide muredega siis vähemasti proovime teha. Et tõesti, et meil on siis võib-olla 2 sellist peamist nagu tugisammast on tõesti, et üks on siis see nii-öelda sõna otseses mõttes tugikeskus, kus meie tugispetsialistid siis töötavad, et me oleme üsna nagu heas seisus, et meil on tõesti 2 lausa koolipsühholoogi, meil on eripedagoogid, sotsiaalpedagoogid, meil on tööl eraldi sotsiaaltöötaja, mina täidan ka karjäärinõustaja ülesandeid, meil on tegelikult muukeelsetele õppijatele veel eraldi õppenõustaja, kes siis tegelikult pakub ka individuaalset matemaatika õpiabi, et ma selle enne tõin välja, et matemaatika on tegelikult meie koolis kindlasti selline raskuskoht, et kui sellest kuidagi üle ei saa, et siis on nagu väga keeruline meie juures seda diplomit nagu paljudel eriadel kätte saada, et siis leidsime sellest aastast tegelikult ikkagi ka võimaluse, et õppijal on siis oma sellise teemadega võimalik minna ka individuaalselt siis kellegi juurde, et leppida eraldi tunniväline aeg kokku. Et oleme katsetanud erinevaid võimalusi tõepoolest, et teha mingisuguseid tasanduskursuseid, mis ka tegelikult mõnes osakonnas edukalt toimivad ja samuti abistavad, aga on õppijaid, kes võib-olla suures grupis ei julge küsida ja võib-olla siis niimoodi individuaalsemalt on nagu võimalik natukene siis paremini mingisuguseid selliseid õpilünkasid tasandada, eriti kui õppijad tulevad üle Eesti väga-väga erineva tasemega siis sellistes baasainetes. Ja kindlasti tegelikult ja eesti keele õpetaja siis tegelikult on samuti meie koosseisus, et muukeelsetele õppijatele, kes siis oma eesti keele tasemel ei ole nagu piisavalt siis heal tasemel, me pakume tegelikult hästi siis veel eraldi täiendavat eesti keele õpet. Et see siis toimub samuti nendel valikainete arvelt, et käivad siis oma tundide siis välisel ajal lisa siis eesti keele tundides.
ja siis meie kasutame, võib-olla see on selline eksitav termin, ka tugiisikuid. Meie nii-öelda ametinimetuses on nimelt, võib-olla nad sarnanevad rohkem natukene abiõpetajale meie jaoks. Et mõnede siis gruppide juures tõepoolest ja osakondades toimetab inimene, kes saab siis minna õpetajale tundi appi, jälgida natukene rohkem, mis seal tunnis siis täpselt võib-olla abi vajab, kes võib-olla ei püsi nii hästi tempos, et kuna meil on tõesti hästi suured grupid, siis saavad nemad natukene individuaalsemalt siis jälle toetada. Ja päris mitmed nendest on siis ka erialase näiteks ettevalmistusega, et üks võib-olla meie erisus on ka see, et me peame toetama nii üldainetes natukene ühtede meetoditega, aga veidi teistmoodi tuge võib-olla pakkuma siis erialaainetes, kus näiteks on tarvis tegelikult ka teha näiteks töökojas tööd, et siis päris mitmed tugiisikud tegelikult on meil eriala inimesed, kes on siis kas mõni ka meie endine vilistlane näiteks, kes valdab tegelikult ka seda eriala, kus ta siis gruppi näiteks toetab. Ja kes on meie siis väga-väga suur partner, tegelikult me tõesti sarnaselt Bergile kasutame siis mentorsüsteemi, et mentor on siis et meil ei ole sellist nagu klassijuhatajat või kursusjuhatajat enam päris palju aastaid, et mentori roll on natukene laiem ja toetada võib-olla natukene rohkem ka, kui lihtsalt teha seiret tema puudumiste ja hinnete üle, et olla talle selline õpipartner ja märkaja ja vestelda temaga natukene rohkem süvitsi, hoida seda grupi dünaamikat veidikene nagu rohkem siis nii-öelda enda fookuses ja peo peal. Et mentor on tegelikult meie see kõige esimene siis grupi probleemide märkaja, tugikeskuse partner, et kes siis annab ka meile tegelikult peamiselt selle info, et õppija siis abi vajab. Ja samuti siis mitmed mentorid tegelikult on ka tugispetsialisti siis ettevalmistusega, et neil mõnedel on ka tõesti kas psühholoogi või sotsiaalpedagoogi tegelikult haridus, et me tegelikult päris hea nagu ettevalmistus on mentoritel ka neid probleeme siis erialaselt kohe märgata. Ja loomulikult, mida me siis ka tõesti teeme, et me ka ise enda tugikeskuse tööna kaardistame siis tõesti andmete põhjal sügisel õppijate murekohad, avame ja siis selle baasil rakendusplaanik, kui me leiame selleks vajadust. Ka aasta jooksul siis, kui mentori märkamisel või õppija ise või tema pere pöördub meie poole, siis samuti tugirühm saab erinevaid siis meetmeid määrata õppijale vastavalt siis vajadusele. Aga tegelikult me teeme omajagu siis ka juba sellist ennetustööd, et see võib olla nagu natukene, jah, ma tean, et ühe teise seminari teema, aga see ennetusest, see info on tegelikult hästi väärtuslik selleks, et siis nagu juba seda õppes olevat õppijat, kui see info on sealt enne kätte saadud, et siis see on hästi suureks toeks, et midagi selle õppega siis ette võtta. Et meil on olemas ka siin ületuleku plaan, mida me siis vähemasti siin Tartu koolidele ka nii-öelda veidikene reklaamime ja lastevanematele, et eelmine kool siis annaks meile natukene nagu rohkem infot, et mis nagu toimib, et see ei oleks ainult see EHIS andmed, et mis talle siis nagu määratud oli, aga et mis siis nagu päriselt toimis ja kes on see kontaktisik, kellega ma võin siis näiteks tugispetsialistina ühendust võtta. Et kuna see käib tegelikult ju pere ise laseb selle siis eelmisel koolil täita ja toob selle meile, et siis annab see sellise hea väikese sillakese võtta tegelikult ka eelmise kooliga mõnikord vajadusel ühendust. Ja siis tõepoolest nagu siin ka eelnevalt juba nagu välja toodud on, et see hästi suur roll tegelikult sellel toetamisel tõesti on sellel koostööl võrgustikuga, et vanematega tegelikult võtta siis esimesel võimalusel ühendust. Alaealisega, eks ole, on see natukene lihtsam, täisealisega nii väga lihtne see enam ei ole, aga tegelikult oleme me siis ikkagi julgustanud ka oma täisealisi õppijaid andma seda luba, et me võiksime tegelikult tema nagu siis perega suhelda, et kui see on nagu mõistlikult põhjendatud, siis nad tegelikult seda ka teha siis lubavad. Aga tõesti võrgustiku nii noorte garantii tugisüsteemi spetsialist,
politsei, lastekaitsega, psühhiaatriakliinikuga, kellega tegelikult, et see nimekiri, kellega minul on olnud nagu kokkupuudet läbi erinevate õppijate, et see on nagu päris pikk, et tihtipeale nagu ei saagi kool ise kõikide asjade eest nagu seda vastutust, seda lahendust leida nagu võtta. Ja mida varem see võrgustik tegelikult nagu kohtub, et seda parem. Muidugi sellega jälle teistpidi, mulle tundub, peab ka natukene ettevaatlik olema, et mõne õppija puhul võib-olla surub ta liiga nurkas, et seda võrgustikku on liiga palju, et siis vahel tegelikult tuleb ka seda vajadust tõepoolest nagu siis eraldi nagu kaaluda veel. Ja samamoodi tegelikult meie näiteks ka Rajaleidega ikkagi oleme konsulteerinud mingisugustes olukordades, kuigi nad tõesti meil otsuseid teha ei saa, aga nõu oleme nende käest küsinud ja ka seda siis saanud. Nii, ja mis võib-olla siis minu selline meelest, ma natukene küsisin siis ka enda siis nii-öelda tiimi käest, et mis nagu nende meelest sellised nagu kõige paremini toimivad, kuna kool on suuri õppijad, igaüks on nagu individuaalne lugu, et ega siin ühte sellist ühtset vitsa ei ole tegelikult, mida me nendega siis teeme. Aga noh, ma olen siin veidi kallutatud, kuna ma olen ise karjäärinõustaja, aga ma arvan, et selline õigeaegne selline karjääriteenus tõepoolest juba enne, kui ta meie juurde tuleb, et ta satub jõukohasele endal huvipakkuvale kohale, siis see tegelikult see on väga nagu võimas tugiteenus tegelikult. Aga kui juhtub, et see osa ei tegemata ja ta ikkagi nagu on nüüd siin kohal, siis tegelikult ka tõesti see hea nõustamisteenus siis õpingute jooksul, et ikkagi kipub olema, et paljudel noortel ei ole, võib-olla ka see perel on kas kiire või ei ole sellist toetavat peret seal taustal olemas, et nad tihtipeale tegelikult vajavad ka seda lihtsalt täiskasvanud, kellega siis neid probleeme siis ka läbi rääkida, et väga tihti tõepoolest selline nõustamine on see, mida nad nagu võib-olla kõige rohkem siis vajavad oma õpingute jooksul, et mingisuguseid otsuseid võib-olla aitaks keegi ikkagi täiskasvanud inimene neil siis teha. Ja kindlasti selline koolisisene hea ja selline usalduslik koostöö, et ma arvan, et meie näiteks tugikeskuses ei saaks väga palju teha, kui meil ei oleks väga head siis koostöövõrgustikku kõikide kooli mentoritega, kui meil ei oleks väga head siis koostöövõrgustikku enda kooli sees, et see on hästi oluline, et neid tugispetsialiste oleks piisavalt, et nad teeksid omavahel koostööd ja tõesti, et neil oleks selline hea koostöövõrgustik siis ka koolist tegelikult väljaspoole. Et see on tegelikult üks väga oluline kriteerium. Ja samamoodi teeme tõepoolest ka meie neid individuaalseid õppetöögraafikuid, või individuaalseid õppekavasid, et me tegelikult sinna alla mahub tõesti selline asi nagu individuaalne siis ka õppetöögraafik veel, et me mõnel õppel siis IEK raames lubame tegelikult osa asju tõesti kodus teha, et meil on seda veidi keerulisem ilmselt teha kui gümnaasiumis, sest õppijal ei kipu eriala õppides olema samasugust töökoda näiteks kodus, kui võib-olla koolitingimustes on, et mõned asjad lihtsalt tuleb paratamatult meie juures teha. Aga mingisuguseid asju saame pakkuda talle, et teha siis kas omas tempos, teha siis kuskil mujal seda näiteks või kuidagi teistsuguste võib-olla nagu meetoditega natukene. Ja mulle tundub tõesti, et see tugiisikute või siis selliste lisatunnivaatluste kaasamine, et me oleme nüüd sellel õppeaastal seda just eriti teinud, et ka eripedagoogid on päris palju käinud ikkagi tundides õpetajatel nagu abis, et neid kohandusi teha just nimelt seal nagu tunnis, et kõige selline olulisem võib-olla on see kontakt ikkagi selle konkreetse õppega ja uurida seda situatsiooni, kus ta siis nagu täpselt seal siis hätta on sattunud või kas siis nagu selles nii-öelda kohas saab teha temale siis neid kohandusi. Ja ilmselt kuna nagu õppijat ju nagu ka täiskasvanud inimest ilmselt oma töökohas ju hoiab see, et mul on seal tegelikult lihtsalt üleüldiselt nagu hea olla tõepoolest, et võib-olla kui see nagu enesetunne mul on nagu mõnus, et kui ma tulen siia juba, et see õppija, kes tegelikult tõesti meil nagu puuduma ei jää, et ta tuleb siia kohale ja ta tahab siin olla, et siis me tegelikult tavaliselt ikkagi suudamegi ta ära toetada, et siis on tegelikult väga harva, kui me leiame, et me mitte midagi nagu teha ei saagi.
et siis me tegelikult paneme päris palju sellisele vaimselt tervist toetavatele tegevustele ka rõhku, et meil on hästi palju koolis tegelikult tõesti igasuguseid sporditegevusi, need on kõik õpilastele tasuta. Meil on ka muid igasuguseid huvitegevusi, ka mängude õhtuid näiteks erinevaid osasid korraldavad õpilased, et meie õpilastel on sellised asjad nagu väärtusprojektid, kus nad siis tegelikult õppetöö raames loovad siis kaasõppijatele mingisugust nende enda jaoks olulist lisandväärtust siis. Et nad on siis ka ise kutsunud enda jaoks huvitavaid inimesi rääkima, loonud siin erinevaid rakendusi, matkasid. Üks grupp nüüd kutsub õhtuti kaasõpilasi näiteks jooksuringile, kogunevad siin paar korda nädalas õpilaskodu ees ja lähevad siis koos sörkima. Et see nimekiri on tegelikult hästi-hästi pikk, mida siis nad ise tegelikult loovad, et neil oleks nagu toredam olla ja õpetajad siis nagu toetavad nende projektide siis sündimist ja mõnikord, kui on vaja ka näiteks mingit rahastust taodelda nendele. Ja samuti ka õpilaskodudes meie psühholoogid käivad lauamänge mängimas õpilastega ja teevad natukene sellist lisatööd, et neil oleks lihtsalt siin nagu tore olla ka. Ja vaimse tervise päevad erinevates osakondades ülekooliliselt on tegelikult, mis on meil selline minu meelest päris hästi käima läinud ja õpilased võtavad väga hästi sellest nagu osa ja tundubki, et tegelikult nad väga otsivad seda võimalust, et saaks päeva keskel, kui nad on juba päris suured ju tegelikult, aga võib-olla neil ongi vähe võimalust natukene nagu nii-öelda mängida või teha midagi nagu sellist vabamas vormis siin koolis. Et need on alati õpilastele nagu väga meeldinud, et siis oleme tõesti pakkunud neile, ma ei tea, võimalust legodega mängida igasuguseid selliseid asju ka. Ja mida me siis tegelikult ikkagi peame ka arvestama tõesti, et see majanduslik toimetulek võib ka vähemasti meie jaoks mõjutada õppija toimetulekut päris nagu olulisel määral, sest õppija võib-olla lihtsalt läheb näiteks tööturule õpingute kõrvalt. Et isegi kui ta võib-olla otseselt ei katkesta, aga ta on öö läbi kusagil töötanud ja isegi kui võib-olla seadus seda keelab, siis ikkagi leib tööandjad, kes kuidagi tema sinna ikkagi nagu värbavad, et siis ei tule ta enam päris hästi toime meie juures õppes. Et siis me tegelikult oleme tõesti ka selliseid, üks on tõesti õppetoetused, mis nii nagu kutsehariduses on nagu üks võimalus, aga et me ise oleme ka nagu kaasanud selliseid muid nagu lahendusi, et meil on näiteks toidujagamiskapid mõlemas siis õppekorpuses, et siis kauplustest veel söömiskõlbulikku toitu siis tuuakse paar korda nädalas ja siis peamiselt õpilaskodu õpilased, aga ka teised võivad seda sealt siis võtta. Me oleme teinud koostööd Toidupangaga. Meil on selline õpilaskodu ühes ruumis väikene butiik, kus siis meie enda nagu töötajad ja siis õpilased saavad oma siis kodus mitte vajalikke, aga siis kasutuskõlblikku asju sinna viia ja teised saavad neid siis endale nagu kasutusse võtta. Et meil tegelikult ka tõesti, et see kannab nagu kahte väärtust, et üks selline majandusliku võib-olla abi toetamine, aga et kuna ka selline kestlikkus ja see on üks valdkond, mida me õpetame, et kuidas siis kestlikult siis toimetada, et siis see tegelikult on ka üks asi, mida me siis oleme teinud. Ja muidu siis tõesti jah, nagu toimetame peamiselt nagu ikkagi nendes piirides, mis seadus meile on ette andnud, aga muidu proovime tegelikult lihtsalt igale õppijale tegelikult võimalikult individuaalselt läheneda ja siis igaühe lugu siis eraldi vaadata, nii nagu siis saame. Nii, aga ega aega ka rohkem ei ole, et siis ma annan ka nüüd sõna siis edasi järgmisele kõnelejale. Aitäh praktikud ja aitäh Sandra selle sissejuhatuse eest. Minu nimi Marietta Venno ja Haridus-Teadusministeeriumi õppekava valdkonna poole pealt toon siia sisse võib-olla siis mõned mõtted veel, mis kuidagi tahaks üle rõhutada, aga mul on hea meel küll tõesti öelda, et tegelikult on juba selline mõnus soojendus tehtud. Küsin, kas minu esimene slaid on näha? Jaa, väga on tore. kenasti näha. Jaa,
See kõige tähtsam, kõige olulisem ja võib-olla rohkem mõtteid, rohkem slaide ei olegi tarvis, kui see esimene, kus väike prints siis oma tuttaval pildil on ja see ütlus sealt, et sa vastutad kõige eest, mis sa taltsutanud oled. Et kui me selle mõtteviisi oma koolides, ükskõik, kas me räägime gümnaasiumist või me räägime kutseõppeasutusest, kui me selle mõtteviisi omaks võtame, et need lapsed, keda me oleme otsustanud vastu võtta, kellele me oleme otsustanud anda võimaluse meie juures õppida, et kui me saame aru, et nad on meie vastutusel, ehk siis me oleme nad taltsutanud, siis me tõesti peame pingutama nii palju, kui me vähegi suudame, oskame, jaksame, et neid lapsi siis toetada ja aidata. Et see on selline läbiv mõte, mida ma tegelikult öelda tahan. Aga mõned puudutused siis võib-olla veel eri teemade kohta, et see, et meil kõik hästi toimiks ja sujuks, saab tegelikult alguse sellest, millest me oleme riiklikus õppekavas kokku leppinud. Ehk siis koolil on õppeaasta või õppetsükli alguses kohustus anda õpilastele teada, kuidas koolis õppimine käib. On see siis hindamine, kuidas toimub järelevastamine, mida tehakse päriselt puudumiste korral ja mismoodi peaks ja kust peaks abi küsima. Või kui õpilane tajub, et tal on mõned teemad, millest ta aru ei saa, et mida ta sellise kerge mahajäämuse või siis esimeste õpilünkade puhul peaks tegema, et see teadmine, et see õpilasel oleks, aitab temal siis vastutust võtta. Ja ikkagi ka see mõtteviis, et tegelikult on normaalne, kui me räägime ka gümnaasiumist, kuhu õpilased on tulnud vabatahtlikult ja mille puhul me tihti mõtleme kui niisugusest akadeemilisest õpikeskkonnast võib-olla. Me ei tohi unustada, et ka see on õpikeskkond, kus tegelikult selline abi otsimine või vigade tegemine ei ole tegelikult nõrkus, vaid et see on ju õppimise täiesti loomulik osa. Mis võib-olla veel korraks täpsustada üle, et Sandra seda teemat puudutas ka, aga et kuidas nende koolist puudumistega siis ikkagi on. Et gümnaasiumis on õpilase seaduslikul esindajal kohustus teavitada kooli õpilase õppest puudumisest ja selle põhjustest hiljemalt esimesel õppest puudumise päeval. Seda võib teha ka varem, aga hiljemalt siis tõesti esimesel õppest puudumise päeval. Kui seda tehtud ei ole põhjendatud või teada antud, et vanem on teadlik, kui seda tehtud ei ole, siis peab kool tegelikult ise märku andma, et õpilane on nüüd puudunud, milles on probleem ja tegelikult sama paragrahvi järgi on tegelikult siis ka juhul, kui kool ei saa perega ühendust, kohustus teavitada kohalikku omavalitsust. Ja lisaks sellele lõige 3 selles samas paragrahvis ütleb siia juurde ka seda, et kool peab hindama sellist täiendava toe vajadust sellisel juhul, kui õpilane on rohkem kui 2 nädala jooksul õppest siis korduvalt puudunud, sealhulgas põhjuseta puudunud. Et niisugused meie sellised kohustused gümnaasiumidena on, et need meeldetuletused. Siis toetamise juurde minnes, toetamine, kohe ma panen selle seadusepügala ka siia ette, mis justkui ütleb, et toetama peab, aga me tõesti mõtleme ja räägime ikkagi sellises tuules, et toetamine on normaalne protsess ja see on seda lihtsam, mida selgem, läbimõeldum ja ka selline kokkulepitum ta koolis on. Aga lisaks sellele, et me koolis teame, kuidas me märkame, kuidas me seirame ja kuidas me toetame, on tegelikult kohustus koolidel see oma toetamise protsess ka õppekavas ära kirjeldada. Ja tean, et see on tegelikult paljude õppurite jaoks, kes juba enne gümnaasiumisse astumist kooli valivad, kes kodulehti uurivad, et see on muutumas üheks selliseks oluliseks kohaks. Otsitakse infot selle kohta, et kas see kool on läbi mõelnud selle, mismoodi mina abi saan siis, kui ma juhuslikult hätta peaksin jääma. Nii et kui see kooli õppekavas kenasti kirjeldatud on, siis tõenäoliselt see õppija või lapsevanem selle kas siis õppekavast või kooli kodulehelt eraldi ka leiab.
Koostööst klassijuhataja või mentori või mõne teise ametinimetusega esmase toetaja ja siis erinevate tugispetsialistide vahel on täna juba juttu olnud. Miks ma seda siin võib-olla lihtsalt üle rõhutan, et see oluline on, me kuuleme viimasel ajal tihti ka sellistest juhtumitest, kus klassijuhataja ütleb, et minu klass on nii suur ja ma päriselt ei tea oma lastega seotud selliseid erivajadusi või erimuresid, et ma arvan, et selle eest peab kool hooles olema, et klassijuhatajal oleks võimalik kursis olla ja see koostöö tugispetsialistidega peab toimima. Tuleb kas siis gruppe vähendada või kuidagi koostööd teistmoodi tegema hakata, aga et see info ja teave peab kindlasti ühel inimesel koolis vähemasti olema. Ja kui siin oli juba juttu ühe praktilise näite puhul sellest, et me ikkagi püüame kaasata ka lapsevanemaid, siis meie tõime siia juurde ka selle, et ärme selle kaasamise juures siis unusta tegelikult ka õpilast, et õpilased on maininud, et vahel on koolid hästi agarad ka gümnaasiumis mõnede teemade puhul lapsevanemate poole pöörduma, aga nemad ise jäetakse tihti kõrvale. Et püüdkem siis seda ka meeles hoida, et kuna nende vanus on seal juba selline, et nad on võimelised vastutama ja peavadki seda õppima, siis ükskõik, kas tegu on suurema või väiksema murega, et lahendame neid siis ikka tõesti koostöös. Karjääriteenuste teema tõin siia veel meeldetuletuseks seetõttu, et meie käest on palju küsitud, et kuidas ja mismoodi gümnaasium neid siis ikkagi pakkuma peaks. Me teame, et 1. septembrist 2026 peab iga gümnaasium ja ka iga põhikool, aga selles tänases kontekstis siis iga gümnaasium ära kirjeldama, missuguseid karjääriteenuseid ja kuidas ta siis oma õpilastele pakub ja kuidas toimub nende teenuste toimimise seire. Ja see on selles mõttes oluline, et järjest rohkem on neid õppijaid, kes mingil erineval põhjusel soovivad õpiteed vahetada, liikuda gümnaasiumist näiteks kutsekooli või vastupidi, tulla kutseõppeasutusest gümnaasiumisse. Et kui selline mõte mingil põhjusel peaks tekkima või koolis on näha, et lapsel on näiteks gümnaasiumis keeruline või raske, siis on nende karjääriteenuste puhul hästi oluline teda selles mõttes nõustada, et millised tema võimalused on ja võib-olla võtta ühendust või aidata sellel noorel ühendust võtta ka selle kohaliku piirkonna selle teise õppeasutusega, et seda ma mõtlen siin selle koolide vahelise koostöö all, et uurida, kas õppekohti on, mida selleks liikumiseks veel tegema peab ja kõike seda saab siis karjääriteenustega tegelev inimene koolis sellele lapsele võimaldada, et seda peaks meeles pidama. Lisasin siia veel ühe mõtte väikesest printsist, et see, et meil toetamist vajavaid lapsi on või tekib, kui me lapse gümnaasiumisse vastu võtame ja tema õpitulemusi vaatame, siis me tihti näeme seal väga ilusat pilti. Me teame seda, et õpiraskused võivad esile tulla tegelikult ju ka alles siis, kui ta gümnaasiumisse õppima on asunud. Võib-olla tema teisel või kolmandal õppeaastal, et see tegelikult on ju elus täiesti võimalik ja normaalne, et selliseid õpiraskusi võib siis tekkida. Aga kui me tahame neid tõesti tulevikus selliste edukatena või liblikatena näha, siis meie valmidus ja tahe neid toetada ja aidata on kindlasti siin hästi oluline. Ja seetõttu siia toetamise teema lõppu lisasin ka selle meie riikliku õppekava täiendava muudatuse, kus on siis öeldud, et kool tõesti osutab täiendavat tuge ka nendele õpilastele, kes lõpetasid põhikooli õppekava võib-olla kõiki õpitulemusi omandamata, võib-olla oli mõni aastahinne mitte rahuldav, võib-olla oli mõni eksami tulemus alla 50%, et õppimiskohustuse tuules tõenäoliselt jõuavad need lapsed ka meie gümnaasiumidesse. Me arvame, et see on normaalne ja seda ei peaks tegelikult üldse väga kartma. Ja see, millistest võimalustest, variantidest täna siin praktikute poolt juttu on olnud, see tegelikult illustreerib väga hästi seda, mida ütleb selle seaduse pügala teine lause, et millised need erinevad täiendava toe võimalused siis on.
Eelviimase teemana panin ühe slaidi peale kokku veel mõned sellised mõtted, mis on hindamise ja edasiviimisega seotud. Siin tegelikult väga palju uut ei ole selles mõttes, et gümnaasiumi riikliku õppekava hindamise osa me muutnud ei ole. Need esimesed 3 punkti seda kirjeldavad, aga võib-olla tahaks üle rõhutada siit selle 3 esimesest punktist viimase, et kool peab tagama puudulike ja nõrkade hinnete järele vastamise võimaluse. Ükskõik, kas tegu on siis ühe hindega või kursuse hindega, et selline võimalus tuleb lapsele kindlasti anda. Ja meeldetuletus siis selle kohta, millised on need teisendamise kohustused siis, kui selliseid liikumisi ette tuleb. Aga üldjuhul on siis jätkuvalt nii, et gümnaasiumis klassikursust kordama ei jäeta. Õpe on kursuste põhine ja vajadusel võib ka gümnaasiumis õppeaega siis nii pikendada kui lühendada. Ja minu päris viimane teema puudutab siis seda juba üsna tuntud ja meie arvates selgeks räägitud väljaarvamise teemat. Siis õppimiskohustusega seotud muudatus, et gümnaasiumi kodukorras võib täna sätestada täiendavaid aluseid gümnaasiumist väljaarvamiseks siis neile lastele, kes on 18-aastased või vanemad, aga kindlasti mitte noorematele. Ja igaks juhuks ütlen, et neid täiendavaid aluseid kohustus seada 18-aastastele ja vanematele ei ole. Et gümnaasium võib täiesti vabalt lähtuda ka sellest, et meie koolis, meie gümnaasiumis on nõndamoodi, me tegutseme niimoodi sellest tulenevalt, et me oleme need lapsed juba vastu võtnud ja me neid vanuse poolest ei erista. Ja võib-olla see on mõistlik ka seetõttu, et ministeeriumi poolelt siin me näeme, et tegelikult kaob tõenäoliselt tulevikus võimalus ka 18-aastaseid ja vanemaid õpilasi kooli poolt sellistel täiendavatel alustel välja arvata õigus ära. Ja ikka seetõttu, et tegelikult on tõesti nõnda, et kui me need lapsed vastu oleme võtnud, püüame neid siis toetada ja aidata seni, kuni nad ise vähegi on valmis selles õppesüsteemis püsima. Ja ütlen lõppu aitäh ja tänan kaasa mõtlemast ja panin selle alguses toodud meeldetuletuse läbiva mõtte siia viimase slaidi peale veel kirja. Aitäh! Aitäh, Marietta! Me oleme jõudnud nüüd tänase viimase teema juurde, milleks on ettevalmistav õpe. Ma annan siit sõna üle headele kolleegidele. Ja tere ka minu poolt. Vaatan kohe, ma proovin tegeleda selle jagamisega. Kas on näha? On näha. Et mina siis olen täna kutsehariduse valdkonna juht Haridus-Teadusministeeriumis ja nii nagu Marietta rääkis just ennist, et mis on muutunud õppimiskohustuse rakendamisega või mis on ka muutumas, siis muutumas on meil täna ka see, et me peame tagama riigina kõigile õpilastele, kes seni ei jätkanud oma õpiteed ei gümnaasiumis, rakenduslikus keskhariduses, kutsekoolides või ka siis tavalises kutseõppes õppekohad, et nad ei jääks nii-öelda võimaluseta oma õpiteed jätkata. Selle eesmärgi täitmiseks oleme siis ellu kutsumas sellist uut õppevormi või õppeliiki, mis on ettevalmistav õpe. Ma natukene siis, mul ei ole, et siin on hea kolleegi Sandra pilt, et sellest just, millised need õpitee valikud noortel pärast põhikooli võivad olla. See õpitee võib olla põhikooli juures olev lisaõpe, mis on siis toevajadusega õppijatele, eri- ja tõhustatud toe õppijatele, kes ei ole veel valmis keskkonnavahetuseks, siis nende õpitee on võimalik pikendada põhikooli juures. Suur osa meie tänastest noortest valib tee gümnaasiumisse. Suur hulk noori liigub ka
kutsekoolidesse, kutsekeskhariduse õppekavadele, sealhulgas ka kutseõppe õppekavadele. Siis on meil tekkimas ja tekkinud juba koolid, kus me tegelikult pakume mõlemat haridusliiki korraga, ehk meil on võimalik õppida gümnaasiumis, meil on võimalik õppida kutsekeskhariduses ja täiskasvanutele pakutakse ka mikrokraade ja kõik võimaliku muid õppimisvõimalusi. Aga siis on see üks sihtrühm, kes seda teed sinnani nende keskuste poole ei leia, et püüdes sisse astuda gümnaasiumisse, kutseõppe õppekavadele, rakendusliku keskhariduse õppekavadele, siis ta siiski jääb vastuvõtuprotsessis erinevatel põhjustel ilma siis kooli kohata ja mille tõttu siis meil tuli ette valmistada selline õppeliik nagu ettevalmistav õpe. Ettevalmistav õpe siis on eeskätt õppimiskohustuse eas noortele, kes ei jätka õpinguid siis kutsekeskhariduses või siis ka gümnaasiumihariduses või kutseõppes. Selle õppe eesmärk on toetada noort hariduste valikul, aga samas ka tema karjääripädevuste tugevdamisele, et ta leiaks omale tuleviku tööelu viisi, et kuhu poole tema siis suundumas on. Selle läbiviimise õiguse koolidele annab haridus-teadusminister, ehk see ei ole õppekava, mida hakkavad pakkuma kõik koolid kuidagi Eestis. See on ette nähtud eeskätt riigikooli võrgus. Ja see vajadus leitakse analüüside ja vajadusprognooside alusel, et maakondlikult oleks tagatud kõigi seal põhikooli lõpetanud elukohajärgsete noortele, et maakonna lõikes oleks vähemalt ettevalmistava õppekohti nii palju, kui täna on neid noori, kes on valinud kas kutsevaliku tee, kes on jäänud üldse õppest kõrvale, et kõigile neile oleks kohad tagatud. Et see võrk, riigikooli võrk eeskätt, kes seda pakkuma hakkab, on tänane kutsekoolide võrk, kes on tegelikult sihtrühma ja natuke sarnase õppega, mis oli kutsevaliku õpe, juba tuttav. Samas on teatud piirkondades pakkujaks ka riigigümnaasiumid. Seda ei saa olema palju, see on mõnes üksikus maakonnas, kus lihtsalt riigigümnaasium on paremini kättesaadav nii transpordi vaates kui ka tegelikult oma paiknemisel, et noored sinna jõuaksid. Ja loomulikult siis meil on kutsekoolide võrgus munitsipaalkutsekoole, kellele me seda ülesannet soovime anda, sest just nimelt nagu Voko esindajad ütlesid, et Tartusse liigutakse väga suurt erinevatest piirkondadest ja Tartu üks tõmbekeskus kindlasti on. Ehk siis ja Tartus meil kutsekooli võrk ja riigigümnaasiumi võrk ei ole just kõige paremini, et siis sellistes piirkondades me võtame appi ka munitsipaalkoolid. Ühesõnaga, kui ülesanne on antud, siis kooli ülesandeks on koostada kohe määruse allkirjastamise järgselt ka nii-öelda ülesandatud koolidel siis kooli õppekava ning see siis registreerida EHIS-es, misjärel siis toimuvad vastuvõtud ja hakatakse seda õpet pakkuma 2026-2027 õppeaastast. Aga kogu õpe toimub individuaalse õppekava alusel õppijate vaatest. Et kooli õppekava saab olema väga üldine ja paindlik, kindlat mahte ette ei nähta, sest et sinna õppesse satub väga erinev sihtrühm ja seda sihtrühma olen ma ka siin järgmisel slaidil käsitlenud, et see tõesti on väga mitmekesine. Meil ei ole väga ühtemoodi õppijaid, kes on täna õppest eemale jäänud või kes seda õpet vajaksid.
et jah, on piirkondi, kus me teame, et selleks sihtrühmaks on puuduliku eesti keele oskusega noored. Jah, ja see ilmselt Tallinni, Ida-Virumaa on täpselt see sihtrühm, kus väga suur osapool noori seda õpet vajab, sest et see aasta arendada oma keeleoskust, et jätkata oma õpiteed on äärmiselt vajalik. Siis on meie sihtrühmaks ka õpilünkadega noored, kes tõepoolest põhikoolist tulles ei ole siis saavutanud kõiki tulemusi. Nad on küll lõpetanud põhikooli, kuid selleks, et jätkata gümnaasiumis või ka kutsehariduses, kus näiteks tehnika erialale sissepääsemiseks on siiski vaja matemaatikateadmised, on vaja neid õpilünki siis tasandada. Meil on ka madala õpimotivatsiooniga või siis karjäärivalikutes ebakindlad noored, kes võib-olla üldse ei kandideerigi kuhugi, kes leitakse üldse üles kuidagi kas selle vastuvõtuprotsessi või selle järgneval protsessil, aga kellele riigil tuleb siiski õppimiskohustuse vaates õppekoht pakkuda. Selles õppesse võivad siseneda ka haridusliku erivajadusega noored, aga selles mõttes, et üldises plaanis ongi need noored suurema toevajadusega noored, sest neil on mingi mure, mingi toevajadus, et miks nad ei ole siis suutnud leida omale õppekohta tavapärases tasemeõppes. Ja suur rühm ja väga murettekitav rühm on meil ka noored, kelle on vaimse tervisega seotud väljakutsed, et ka see on kindlasti see sihtrühm, kes on jäänud koduseinte vahele või on seal veel suuremad mured, miks kooli ei jõuta, miks ei soovita tulla. Aga väga oluline on siiski rõhutada, et ettevalmistav õpe ei saa olema õpe, mis on automaatne valik kõigile. Ja see on ikkagi neile noortele, kellel puudub muu jätkamisvõimalus. Selle ettevalmistava õppe puhul siis, nagu ma ütlesin, koostatakse kooliõppekava, mille sellise raamnäidise või raamnäidis õppekava loomiseks on ka nii-öelda Haridus- ja Teadusministeerium kokku pannud töörühma, kus tegelikult on kaasatud eksperdid, kes aitavad selle raamõppekava nii-öelda välja töötada, mis tagab selle, et koolidel, kellele minister selle ülesande annab, on lihtsam juba nii-öelda seda õpet rakendama asuma, et sellised plaanid ja tööd on meil praegu arenduses. See õppekava on moodulipõhine ja eeskätt keskendub sellele, et arendatakse õpilase õppimise enesearenduspädevust, eesti keele, siis riigikeele ja suhtluspädevust, matemaatika digipädevust, karjääri tööelupädevust ja teisi sotsiaalseid ja eluks vajalikke oskusi. Ehk see fookus on, kuid konkreetsed moodulid, nende õppemaht konkreetsele õpilasele, kes sinna õppesse jõuab, siis sätestatakse õpilase individuaalses õppekavas. Individuaalne õppekava koostatakse noorele hiljemalt 2 kuu jooksul õppesse vastuvõtmisest. Kui õpilane jõuab õppesse juba suhteliselt septembri algusest, siis põhimõtteliselt toimub see siis oktoobrikuu lõpuks. Kui leitakse kohaliku omavalitsus seirab õppimiskohustusega noori ja leiab oma piirkonnast noori, keda siis veenatakse, et ikkagi õppesse asuks, räägitakse võimalusest väga individuaalselt tema vajadusi arvestavalt õppida. Ja see noor tuleb ettevalmistavasse õppesse, siis tema puhul olenevalt kuupäevast, mis ta siis kooliga ühineb või õppekavaga ühineb, on tema aeg siis nagu teine. Et selles mõttes, et ettevalmistavasse õppesse võetakse noori vastu aasta ringi. Et see on koht,
kuhu saab tulla ka detsembris, kuhu saab tulla ka veebruaris. Et meie eesmärk on see, et ükski noor Eestis ei jääks õppekohata. Siin on lihtsalt toodud välja, mis regulatsioonis, et mida individuaalne õppekava võiks sisaldada ja siis natuke ka sellest õppekorraldusest. Õppekorraldus toimub ettevalmistavas õppes nii kontaktõppena, sealhulgas võib õppe toimuda e-õppena. Me oleme täna rääkinud vaimse tervisega noortest, kes võib-olla ei olegi üldse võimelised esialgu kodust välja tulema. Et see individuaalse õppekava koostamine võimaldabki just arvestada tema eripärasid ja võimalust pakkuda talle teatud juhtudel ka siis nii-öelda e-õppe variante. Samas kätkeb see endas ka praktilist tööd, sest kindlasti selline hands-on käed küljes töö, kohtumine või tutvumine ka erinevate erialadega on midagi sellist, mis võib-olla toob noored tagasi õppima. Miks mitte ka töökohapõhiselt õppima. Meil ja kindlasti iseseisev töö, et kõik ei ole kindlasti kontaktne ja juhendatud, vaid ka iseseisvalt enesejuhtimist ja kõike seda õppiv. Selle õpperühma suurus on maksimaalselt 15 õpilast, aga kui piirkonna vajadus on isegi väiksem, siis igas maakonnas me siiski õpperühmad avame. Et ka juhul, kui meie vajadus on 3 õpilast piirkonnas, maakonnas, siis sinna maakonda see ettevalmistav õppe nii-öelda tagatakse. See õppekorralduses tuleb kasutada õpilaste vajadusest lähtuvaid meetodeid, vahendeid, nagu ma siin olen ka kirjeldanud. Peab olema tagatud pidev juhendamine, karjäärinõustamine ja hindamine on arengupõhine, mitte eristav, mitmekesine. Seda võrgustikutööd selle grupi ees nii-öelda hoiab koos rühmajuhendaja, kellel on pigem korraldav roll selle rühma vaatest, roll märgata, kuulata, kaasata, suunata võrgustikutööd nii kooli sees kui väliste partneritega, just selleks, et aidata siis lahendada ja toetada neid noori õpitee nii oma lünkade parendamisel kui ka järgneva õpitee leidmisel siit ettevalmistavast õppest edasi. Ja natuke ka siis ettevalmistava õppe rahastamisest. Rahastamine toimub siis ühikuhinna alusel. 26. aasta ühikuhinna prognoos tänase rahastusskeemi järgi on circa 7850 eurot, mis on võrreldav ühe põhjalikuma toevajadusega noorele ette nähtud rahastusega, vähemalt kutsehariduse vaates. Et see hind peaks sisaldama nii tööjõukulu komponenti, õppevahendite, IT-vahendite kui ka siis toidukomponenti, sest et kui see õpilane siiski käib ikkagi füüsiliselt koolis, siis üks toidukord peaks olema selle eest tagatud päevas. Ja riik eraldab siis nendele koolidele, kes selle ülesande seda õpet pakkuda saavad, olenemata siis sõltuvalt sellest vajadusprognoosist siis rahastuse, aga kui piirkonna vajadus on tõesti väiksem kui 8 kohta, ehk siis tegelikult me näeme, et see grupp ei saa kunagi olema 15, vaid seal on 3-4 õpilast, siis minimaalne summa, mida koolile antakse, on igal juhul 8 ühikuhinda. Aga rahastamine põhinebki nii prognoosi kui ka siis päriselt õppesse tulnud noorte arvule
et me vaatame Eesti hariduse infosüsteemi andmeid nii 10. novembri seisuga kui ka märtsi seisuga ja me anname kas raha juurde või siis, aga raha ära ei võta, et selles mõttes on positiivne nii, sest et koolid on ettevalmistusi teinud ja peavad ikkagi olema nii-öelda tagatud sihuke nagu töörahu ka. Aga siis minu poolt aitäh ja ettevalmistavast õppest kindlasti, kui on soov rohkem kuulda, et kohe-kohe kindlasti, kui määrus on praegu meil allkirjastamise etapis, et eks ta siin lähinädala jooksul selle allkirja saab, tulevad pressiteated, tulevad juba järgmised sammud, et nii mina, minu meeskonnast Aulika Riisenberg kui ka tänane moderaator ja meie kaasava hariduse kolleeg Sandra Fomočkin on need, kellega sellel teemal kindlasti rääkida ja vähemalt uurida, et kus ja kuna ja kui on vaja täiendavalt midagi, siis saame vastata ja saame ka rohkem infot jagada. Aga minu poolt aitäh! Aitäh Marili ja aitäh ka kõigile teistele tänastele ettekannete tegijatele. Meie veebiseminari aeg ongi nüüd sellega läbi saanud, ehk et me küsimustele vastamise aega praegu suuliselt ei jää. Mina olen jõudumööda vestlusakna küsimustele kirjalikult vastanud, aga ei ole jõudnud vastata kõigile küsimustele. Ja kindlasti võivad ka minu vastused veel vajada täiendamist, nii et me teie küsimused võtame siit täna kaasa ja kui ma ei eksi, siis vist kas siinsamas või igatahes sellesama Teamsi vahendusel on meil ka teie kontaktid olemas, et me püüame teile kirjalikult siis need vastused edastada ja siin oli ka küsimus, et kas slaidid on kättesaadavad, et siin leiame võimaluse ka nende jagamiseks. Lisasin siia chati veel omalt poolt ka lingi õppimiskohustuse veebilehele, kus leiab ka veel täiendavat informatsiooni ja juhiseid ja materjale ka varasemate seminaride kohta ja ka kontakte, et kui teil tekib veel küsimusi, mida te täna siia ei pannud kirja, et siis võib neid meile ka muul ajal alati saata ja püüame vastata siis nii kiiresti kui võimalik ja kõigele kindlasti vastused anda. Aga siis tänaseks kõigile suur tänu osalemast ja loodetavasti kohtume peatselt juba meie järgmistel õppimiskohustuse teemalistel veebiseminaridel. Ilusat õhtut kõigile!